Kus te hoiate enda aiatööriistu? Minul isiklikult ja ma usun väga paljudel teist on aiatööriistade jaoks kuskil mingisugune kuurinurk, kus nad siis on püsti pandud ja kust vajadusel me neid võtame, tõstes asju siiapoole, sinnapoole, vahest iseennast ka kirudes, et me ei saa kõige tarvilisemat reha või labidat kohe esimesel hetkel kätte. Sellest ka mõte, et võiks teha aiatööriistadele korraliku panipaiga, kust nii kui uksed lahti teen, on nad mul kohe korralikult ees. Ja nii nagu ikka, vähemalt minu jaoks juba harjumuseks, et kui mingi puidutöö tuleb ette võtta, läksin Puumarketi Pinteresti keskkonda ja sealt leidsin ühe tegelikult väga mõnusa aiatööriistade kapi. Nagu ikka, tavaline kapikene laudadest tehtud ja esimene töö, mis siis ühe sellise tööriista tegemise puhul tuleks ära teha, see on kõigepealt materjal mõõtu järgata. Teine asi, mis selle töö tegemiseks päris kindlasti veel vaja on ühte vaba kuuriseina, kuhu külgeda kinnitada. Kui materjal mõõdus, siis võib selle esimese raami kokku keerata, see on nagu kapi raamiks praegu. Nagu näete, sellised 200-sed lauad on siin külje peal. See annab kapi sügavuse ja üleval on tegelikult toetusliist. Siis näete, siia kapi seina külge on mul juba kinnitatud sellised juhtliistud, need on korralikult looditud ja nende liistude peale on nüüd selle kapi külgede paigaldamine suhteliselt lihtne. Paneme ülevalt paika, vaatame, et ainult ta külje peale välja ei tule. Ja pisut varbaga kuidagi ebaprofessionaalselt kukkus see asi välja, aga paika ta läks. Ja siit külje pealt paar kinnituskruvi ning ma ütleks, kapi raamistik on sellega paigas. Järgmise etapina ei ole mitte katuse panemine üles, vaid tuleb tegeleda nüüd uksega. Ei piisa, et me paneme ülemise ja alumise horisontaalpõõna, vaid tingimata peab olema ka horisontaallaud, mis hoiab ära selle, et kui uks on paika riputatud, ta ei hakka viltu vajuma. Päris tavalised aknainged on siia pandud, sellised kitsamad uksehinge, ärge kauplusest küsige, sest uksehing on natukene laiem ja selle tollise lauaserva peale ta ei mahu ära. Ja paigas tuleb ülevalt alla ning proovime ka, kas sobib väga hästi. Ülemine põõn on tehtud laua paksuse jagu kitsam, nii et ta istub siia mõnusalt sisse, et siin kuskil midagi pidama ei jää. Esimene uks paigas, sellele järgneb teine. Lõps. Enne katuselaua paigaldamist tuleb üks väikene töö veel ära teha. Nagu näete, küljelauad on pisut nagu ära vajunud, seda tuleb ikka ette ja uksed ei taha päris vabalt hästi kokku minna, sellepärast mul on siin üks väikene kiil tehtud. Ma panen selle kahe ukse poole vahele, reguleerin sellega uste vahe täpseks või õigemini parajaks ja panen paika katuselaua. See alumine lauatükk siin katuse küljes on nüüd piirajaks, et uksed liiga sügavalt kinni ei hakkaks käima. Katus peal siis kontrollige veel üle, kas uksed ikka käivad korralikult ja ei jää kuskilt takistama. Ning viimase asjana teeme nüüd siia sellise koha ka, kuhu tööriistad riputada. Paremini varustatud kauplustes on olemas sellised spetsiaalsed hoidikud. Ja nüüd peab praktiliselt kogu puutöö osa tehtud olema. Nagu ma juba ütlesin, et kui tahate kindlamat katust, kuna praegu on see laeosa tehtud 2 detailist, siis võib sinna ruberoidi ribaga peale panna, kuid samas laudkatus on läbi aegade väga hästi pidanud. Proovime ära ka, kuidas need klambrid siis peavad. Väga hästi. Labidavaras natukene jämedam. Ma aitan pisut näpuga kaasa. Läks seegi paika ja seisab paigas. Nüüd proovime ukse ka kinni panna, et tuulust lahti ei puhuks. Nii.
ja ega see töö nüüd väga suuremahuline ka ei ole. No, kui materjal kodus olemas, siis laupäevase päevaga tuleb päris kindlasti toime. Ja mehelikust seisukohast võttes siis tahaks nüüd õigata. Perenaine, tule vaatama. Tuletan veel meelde, kulla mehed, et häid ideid leiate siis Puumarketi leheküljelt edasi minnes Pinteresti keskkonda.